Hip-hop tantsutrenn, mida täna teile tutvustame, on mõeldud kõigile, nii koduperenaistele kui ka ärimeestele, kes tahavad ennast just sel moel vormis hoida. Samas tekib paljudel küsimus, kui hästi suudab üks tantsimine keha vormida, kaalu alandada ja toonust säilitada nõndaviisi nagu näiteks jõusaalis rassimine. Kui sa ikkagi saad tund aega muusika saata ennast liigutada ja tunda ennast vabalt, siis ma arvan, et see annab ikkagi hommikuti terveks päevaks rõõmu näkku. Kõikides teistes trennides on ju täpselt samamoodi, inimene üritab alati endast anda parima. Et vahet ei ole, kus stiilis või mis asjas sa oled, et ega see ei ole oluline, kuidas välja tuleb. Oluline on see, et sa saad lihtsalt selle tunde kätte. Et ma arvan, et kui keegi teeb otsuse, et jah, ma tahan teha seda nagu veel tasemel, paremini, siis loomulikult on ka selleks ette nähtud teistsugune trenn. Et aga see on nagu, ütleme, naistele, kes tahavad ennast hoida vormis, tervena. Ma arvan, et see on nagu, ütleme, see trenn konkreetne, mida ma praegu nagu tegin, on mõeldud just, ütleme, inimestele, kes kontoris töötavad või edukad, tublid naised, kes oma igapäevase tegemiste juures tahavad oma lihtsalt mõtteid kuskile mujale saada, siis ma arvan, et selline trenn on just nagu nendele nagu hea. See on see, et sa näed nagu mingit stragulit või mingit tänavapilti või mingit emotsiooni ja seda isiksust ise, isiksuse tüüpi, nii nagu sa näed poksijad poksisaalis, et ta muidu võib olla hästi süke, tere, ma ikka hoitan sind ja hästi süke, aga nüüd tuleb võistlusmoment, on ju. Naiste soov mõistagi kuu enne suure suve saabumist on saada tuharad kivikõvaks ja kintsud trimmi ning kindlasti ka kaal väikeseks. Oluline on nagu naiste jaoks see, et nad saavad tunda ennast nagu naiselikuna. Et enamus naised, kes arvavad, et on naiselikud, tegelikult ei ole naiselikud. Et nad ei tea esiteks, kuidas oma kehakeeles ennast paremini väljendada või kuidas ennast või saada seda enesekindlust nagu juurde. Et ma arvan, et tantsimine on just nagu selline asi, mis lisab seda enesekindlust. Ja lisaks siis enesekindlusele just nimelt saab kõhu korda, saab tagumikutrimmi ja kõik muud imed juurde. Ja loomulikult, kui on ilus nägus treener, siis lisab see ka vürtsi. Kui tihti võiks trenni tegemise eesmärgil hip-hop tantsuga tegeleda, et soovitud tulemusteni ka jõuda ja neid säilitada? Igal inimesel on see erinev. Selles suhtes, et iga inimese kohta on personaalne ikkagi treeningkoormus ja vastavalt tema kehaehituse ja kõikide rasvasisalduste ja nii edasi teemadega tuleb ikkagi vastavalt koostada nagu treeningkava. Et selles mõttes, et seda ei saa nagu päris nii öelda, et alati ütlen, et iga päev on hea natuke midagi teha, aga ütleme 3 korda nädalas oleks ikka nagu normaalne. Igaks juhuks on mõistlik teada, missuguste terviseprobleemide korral võiks tantsutrenniga ettevaatlik olla. Tantsutrenni ei jõua neid inimesi, kellel on väga tervisega nagu probleemid, sest nad juba, ma ei tea, millest see on tulnud, et väga paljudele inimestele on juba kuidagi tantsuga on nagu ära hirmutatud, et ma ei tea, kas kooli ajast on tantsuga inimesi ära hirmutatud. Et tegelikult tantsimine ei ole üldse hirmus asi, et minu arust on kohati isegi palju hirmsam võib-olla minna kuskile, ma ei tea, maadlustrenni naljaga pooleks, et kuidas ma lähen nüüd sinna, mind visatakse, et see tekitab ju rohkem hirmu, et kuidagi nagu jah, et ma arvan, et see on nagu liialdatud asi. Aga mis ma olen kohanud? Ikka põhiasi on nagu see, et kellelgi põlved valutavad mingi asi. Et siis on nagu jällegi kas küsimus, mis vanus on, on ju. Et kui keha ei tooda seda ainet, mis sinna luude vahele nii-öelda vaja tekitada, siis tuleb ikkagi minna arsti juurde ja nõu küsida. Ja tegelikult teine asi on see, et põlvepalud on nagu põhiasi, mida ma olen nagu kuulnud ja see on pigem sellepärast, et jalad on treenimata. Et kui jalg ülevalt on treenimata, siis see minu kogemuse järgi tekitab nii-öelda seda valu nii-öelda põlve. Aga mina ei saa ka nüüd mängida siin arsti, et ma olen seda kogenud enda najal ja selle kogemuse läbi olen ka nagu aru saanud, et mis nii-öelda siis vähendab seda probleemi.
kel tervist ujukas, võiks mõistagi enne trenniminekut arstiga nõu pidada, kuid kui liigne kehakaal kimbutab, siis hip-hop tantsuga saab sellest küll lahti. Lapsed täna on väga paljuski ülekaalulised ja see ikkagi tuleb siis nagu kodust kaasa. Kõik see toitumine, igal pool seda jahu söögi peale, söögi alla, et seda nagu puhast toitu või ütleme niisugust, mis noorel inimesel oleks kasulik, seda nagu vähe ja sellest nagu räägitakse küll, aga võib-olla kuidagi nagu oleks vaja saada, siis laste mõttes oleks vaja saada kuidagi lastevanemateni, et seda nagu ikkagi seda probleemi nagu tõstada. Ma arvan, et see teadlikkus, see teadlikkus on näiteks, mis tuleb, on nagu mingi a la 35-aastastel meestel ja naistel, et oota, et nüüd on vaja hakata järsku tervise peale mõtlema, et vanuse pärast siis ja välimuse ja nii edasi, et aga tegelikult peaks juba nagu nii-öelda juba maast madalast seda juba treenima ja rääkima ja ma arvan, et ka samamoodi on, ütleme, kui me räägime väärtustest, siis kooliõppekavas peaks olema niisugune asi sees, mis oleks nagu, et inimestele jääks see külge. Paljud treenerid on tähele pannud, et kui tegemist on trenniga, kus tuleb selgeks saada mõned sammud, kipuvad just mehed neid vältima. Hip-hop tants tundub küll päris loominguvaba olevat, kuid siiski kiputakse vahel pelgama, mis saab siis, kui ma üldse millelegi pihta ei saa ja nõndaviisi häbisse jään. Ega häbi võib ka saada luuletuse lugemisega, et see ikkagi sõltub sellest kontingentist, kelle ees sa oled parasjagu, et alati leidub ju neid inimesi ka, kellele sa nagu nii ei meeldi, et pigem tuleb sellest üle olla, positiivne olla ja kui keegi midagi ütleb, siis arvatavasti sõbrad on ka sellised ja ta suga rohkem elus kokku ei puutu, et mis seal ikka, et see ma arvan, et ei ole nagu probleem, et ikka kardetakse nagu teiste ees esinemist ja esinemishirm on ju maailmas üks kõige suuremaid hirme. Ja kui inimene saab esinemisest hirmust lahti, siis ta võib olla väga suurepärane inimene, tegus. Et ma arvan, et seda kõike on võimalik nagu ajaga treenida, nii nagu siin kõik asjad, et ega miski asi ei tule ju kohe, et lihtsalt ei tohi alla anda, tuleb lihtsalt võidelda edasi ja nautida ja nii-öelda seda tegevust nagu jätkata. Loominguvabadusega kindlasti on nagu see, et tantsus on seda loominguvabadust päris palju. Et kuna tantsimine ei põhine ainult nagu siis koreograafia põhineb ka siis nii-öelda siis freestyle'i tantsus ehk siis improvisatsiooni najal. Et selles mõttes ongi nagu tantsimine minu arust üks hästi lahe tegevus, et sa saad ikkagi kõik oma emotsioonid, kõik oma olemised, pahad tunded, head tunded, tahad midagi öelda, sa saad kehakeeles öelda, ka halbu asju, aga see annabki nagu selle nagu vabaduse või selle loominguse vabaduse, et ma arvan, et see loomingut kindlasti ei piira.